31. juulil toimus Lääne-Virumaal Kulina külas Voore Farm OÜ Talinisupõllul kombainide demo. Ühine üritus oli sellisena kui mitte esmakordne, siis vähemalt üle aastakümnete märkimisväärne tehnikaproov, kus 8 kombaini 5 firmalt näitasid võimeid reaalsetes koristusoludes. Märkimisväärseks teeb ürituse muuhulgas masinafirmade algatus. Idee tuli kombainide müüjalt. Aivo Põld firmast Dutnovos Projektai aktsiaseltsist käis kevadel välja idee panna erinevad kombainid ühel põllul proovile. Kolleegid teistest ettevõtetest vastasid väljakutsele pooldavalt ja peatselt leiti ka sobiv põld. Suur tänu ka Voore Farmi inimestele. Ilma teieta poleks üritus sellisena toimuda saanud. Ürituse korraldamisel pani õla alla ka Eesti Taimekasvatuse Instituut. Töödemo eesmärgiks oli näidata erinevaid masinaid võrdsetes tingimustes nii, et iga huviline saaks tulemuse headuses ise veenduda. Kuigi mitmed osavõtjad ja paljud pealtvaatajad soovisid osalenud masinate reastamist tulemuste alusel, ei anna piiratud ajal tehtud ühekordne sooritus masina võimetest õiglast pilti. Kel teema enam huvi pakub ja inglise keel suus, tasub tutvuda ajakirja Profi 2001. aasta numbrites 1 ja 2 avaldatud 6 teraviljakombaini võrdlusega. Saab selgeks, millises mahus mõõtmisi on vaja teha ühe tõsiselt võetava tehnikavõrdluse tarbeks. Avaliku masinademo raames ei ole säärased aeganõudvad mõõtmised mõistlikud. Sestap ei kuulutatud ei koha peal ega ka kuulutata ka tagantjärele välja demo võitjat. Igaüks saab ise vastavalt oma soovile koostada edetabeli, koristuskiiruse, jõudluse, kombaini tühimassi või mõne muu 4. talle olulise näitaja järgi tulemuste või tehnoandmete tabelist. Demo viidi läbi Talinisupõllul, millel kasvas sort oliivin. Taimestiku kevadine areng andis lootust, et demopõlluks valitud põld jõuab küpseda ürituse kuupäevaks, kuid jaanipäeva ümbruses valitsenud jahedam periood aeglustus valmimist oluliselt. Nii oli Talinisu jõudnud demopäevaks alles vahaküpsuse lõppu, mis tähendas Eesti tavapärasest niiskemaid koristustingimusi. Ühelt poolt tegi see kombainide seadistamise kergemaks. Puudus kadu varisemise tõttu heedril. Vähenes terade ärakanne puhastusseadmelt õhuvooluga. Kuid teiselt poolt tuli leida kompromiss puhastusseadme jõudluse ja tekkiva terakao vahel. Talinisu toorsaagikuseks nädalane demo määrati 8,04 tonni niiskuse sisaldusega 34%. 14% niiskusele taandatuna 6 tonni hektarilt. Terade ja põhu suhe oli 1,55 ning kõrs oli ühtlaselt püstine kogu demoala ulatuses. Demoala paiknes põllu sees, olles muust põllust ettevalmistavate töökäikudega eraldatud. Täpsemad tulemused demoalalt ületasid proovilapilt saadud tulemusi. Keskmine saagikus oli 9,7 tonni hektarilt, niiskusel 35%. 14% niiskusele taandatult teeb see 7,2 tonni hektarilt. Töödemo käigus tegi iga kombain 2 töökäiku üle demoala, 1 ringi. Põhk ja pahn lasti vaalu. 6 kombainil töötasid aganalaoturid. Kõigil kombainidel paluti töötada maksimaalse jõudluse režiimil, lõikekõrgusel 15 cm, terakaoga mitte üle 5%. Töökiirus ja kombaini seaded muus osas olid igaühe enda valida. Koristatud terad muljuti viliseks. Mõõdeti kummagi töökäigu tegemiseks kulunud aeg sekundites, lõikeaparaadi taimikusse sisenemise hetkest kuni selle väljumiseni taimikust. Pöördeaega ei määratud. Samuti määratud tööeelt mahalaadimiskohani sõitmiseks kulunud aega ega ka kombaini umistuse kõrvaldamiseks kulunud aega. Töökäigu kestel umbes 50 meetri kaugusel alguspunktist mõõdeti tegelik töölaius
ja lõikekõrgus. Samas kohas heideti töötava kombaini alla terakodude määramise vann ja eraldati kombaini koormuse arvutamiseks vajalik 1 meetrit põhuvaalu. Eraldatud põhukogus pakendati ja hiljem kaaluti. Terakodude määramise vannile langenud seemned puhastati põhust ja pahnast, kuivatati niiskusel 14% ja sorteeriti suuruse alusel 3 klassi. Suurem kui 3,25 mm, 2,35 kuni 3,25 ja väiksem kui 2,25 mm. Töökäigu lõpus mõõdeti kombaini väljalaadimisjõudlust, laadides 1 minuti jooksul punkrist vilja kaaluvasse kogurhaagisesse. Näide ülesmärkimise järel tühjendati punker täielikult samasse haagisesse. Kõigi kombainide saagi kaalumisel kasutati sama haagist. Saadud kaalude ja aja alusel arvutati nii jõudlused kui koormuse erinäitajad. Demopullu järgnev töötlus tehti Voore farbimasinatega. Põhuvaalud pressiti demojärgset klaasi kantpallipressiga, mille haakes oli pakirühmiti ja viidi põllult laoplatsile. Koristatud põld kooriti demo lõpetuseks Väderstadi rullrandaaliga. Põld jäi ootama järgmise kultuuri külvi.